võtame taas kord mängu kokku. Ise siit kõrvalt vaadates tundus, et jah, võit tuli ja kõik on tegelikult äge, aga see sisu, mida me täna näitasime, mul on endale pealt mõte, et tõenäoliselt ei oleks keegi pahaks pannud, kui me oleksime selle mängu kaotanud. Aga me võitsime. Esimesed mõtted, emotsioonid. Ma ikka oleks pahanud, kui me oleks kaotanud. Me alustasime väga hästi seda mängu ja me olime tublid kaitses rünnakul. Kui väsimus hakkas peale tulema, siis hakkas vigu, nii-öelda kaitsevigu ja rünnakul enam võib-olla nii loogiliselt need asjad ei tulnud. Aga jah, see J vigastus natuke lõi meil nagu elatapt ära, et osadel meestel läksid näost natuke valgeks, et nägi paha välja. Aga lõpuks eriti hea meel on see, et me nagu ikkagi võtsime selle võidu võistkondlikult, mitte nii, et mingi üks individuaalne inimene oleks nagu selle mängu ära otsustanud, et olime tublid lõpuni, jah. Ja kui sa praegu esimese hooga ei oskagi kommenteerida selle J-Lini vigastuse osa nüüd, et kui hull see on või tundus, vähemalt omal jalal ikkagi kõndis, et seda praegu täpselt infot selles osas ei ole? Eks tuleb arsti juurde minna, et see on hea märk, et ta ise oma jalal kõndis, see on hea märk, et ta tahtis veel mängu tagasi minna ja tegi paar liigutust, siis sai aru, et ei ole võimalik, aga need on head märgid, aga lõpuks ega ei tea, et on vaja ikkagi arsti juures ära käia MRT teha ja siis oleme targemad. Loodame parimat. Võib-olla oskad kuidagi seda fenomeni ka seletada, meil on nüüd tegelikult siin lipsas nüüd, ütleme, kui võtame nüüd tagasi selle siis Keila Kuulbeti mängu, mis meil niimoodi käest ära lipsas, mis justkui ütleme nii, et ükski mäng ei ole ette kirjutatud võit ega kaotus, et läksime justkui ikkagi seda võitu sealt tooma ja seda ei tulnud. Ja nüüd siis Valmiera, kes on sel aastal ikkagi on nagu ilmselgelt nagu täiesti teisest puust meeskond ja tuleme ja paneme kotti. Mis tajub? No, Keila on hästi mängid see hooaeg ja nad olid lõpuni valmis, et me mingi hetk andsime ise seal natuke mängu ära, et alustasime kolmandat veerandit väga kehvasti. Ja lõpus jälle hakkasime hullu mööda punnitama, aga ära ei tulnud. Valmiera on küll väga tubli olnud ja kõik, aga eks neil on ka nüüd natuke väiksed muutused võistkonnas, et see põhitagumine Watson läks Poola liigasse ja uus mees, uus pikk veel ei olnud veel väga hästi nagu võistkonda sulanud, et eks seal on ka omad põhjused, et miks neil nii hästi on läinud ja miks neil täna võib-olla nii hästi läinud, aga lõpuks ikkagi meie võtsime selle võidu ja me oleme tublid. Ja vaadates lõppu veel siin sellesse 2024 aastasse jäävasse kahte järgnevasse mängu. Ogre on meil siis nüüd kohe ukse ees ja sellele kohe otsa niisugune tõsine maasikas siis aasta lõppu on BC Kalev Cramo. Nendele mängule otsa vaadates, kuidas me seis on, väljavaated, mõtted, võib-olla see murekoht ongi nüüd J-Lin hetkel, et ja kui meil pikka ei ole, siis tuleb midagi välja mõelda, aga mis seal ikka on näha, et praegu meestel on väsimus sees, on olnud raske periood. Proovime ilma vigastuseta läbi tulla ja nagu ikka. Aga ükskõik, kelle vastu me siin liigas mängime, kellegi vastu meil ei ole võit garanteeritud ja kellegi vastu, ma arvan, et kõik võistkonnad võiksid ka meid karta, et kui me näitame oma mängu, siis võib väida juhtuda. Võib-olla lõpetuseks siis küsin, et kuidas ise panitsed plaanid ka jõulu pidada, et leiad mingisuguse hetke olla ka oma pere keskel ja korraks võib-olla natuke nauru välja lasta siis või peatreeneritel ei ole siukseid luksusi? No, mina tahtsin 25. trenni panna, aga teised lubanud, et ikkagi punane püha. See Cramo mäng oleks uues aastas, siis oleks saanud võib-olla vähe pikema pausi lubada, aga praegu paar päeva ikkagi peab vabaks andma, et kõik saaks seda oma jõule täistada ja siis keskendume Cramo mängule ja siis teeme jälle väikse pakkus. Nii on, igatahes veel kord palju õnne ja ägeda võidu eest ja liigume siit edasi siis Ogre mängule. Jah, palju õnne sulle ka, sa oled ka võistkonna liige. Seda küll.